Tere, mina olen Ingrid Maadvere. Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna räägime lühidalt sellest, et kuhu ma siis päriselt oma asju salvestan. Ja see on alati õpilaste jaoks probleem, nad ei tea, kuhu need asjad siis lähevad, aga põhimõtteliselt on olukord selline, et kui me mõtleme oma arvutite, nutiseadmete ja serverite ja kõige selle peale, siis kindlasti te olete väga palju kuulnud sellist mõistet, nagu asjad on pilves. Ja see tähendab, et kui minu arvuti, näiteks minu sülearvuti on ühenduses internetiga, siis teatud olukordades saan mina asjad salvestada pilve, mis tähendab, et nad ei asu mul siin arvutis, vaid nad asuvad kusagil serverites, mis on nagu suured arvutid, ja ma saan neile vajadusel ligi näiteks oma telefoniga või siis näiteks lauaarvutiga või ma saan neid kuidagi jagada. Ja sellised keskkonnad, näiteks me kasutame Google Drive'i või Canvat ja vot seal toimubki nii, et tavaliselt kõik need salvestamised ja asjad on ka automaatselt. Aga samas on olukordi, kus minul on vaja salvestada midagi konkreetselt sellesse arvutisse. Ja nüüd ma tulen siit esitlusest välja ja võtame näiteks nüüd sellise olukorra. Nii, et mul on mingisugune Exceli tabel või Word või PowerPoint või siis ka mingi PaintNeti programm, ühesõnaga mingisugune programm, mille ma avan, ma võtan siit näiteks PaintNeti ka lahti, mille ma avan arvutist. Ma ei ava seda ühegi brauseri kaudu, vaid ta asub arvutis ja see tähendab, et enamasti ka salvestamine toimub arvutisse. Ja sellisel juhul tuleb alati otsida, kui te nüüd tahate salvestada, tuleb alati otsida üles selline koht nagu fail. Nii, ma lähen siit korra tagasi, näitan näiteks nüüd, kus PaintNetis on, alati on siin üleval fail ja siis ma otsin sellist kohta nagu save as igaks juhuks, et siis ma saan valida seda asukohta ka. Et siin näete, PaintNetis on see siin, aga võtame nüüd siit fail, salvesta nimega, eks ole, oleneb mis keeles. Ja nüüd siin ka vaikimisi see Excel tahaks mind ka pilve suunata, aga meie seda OneDrive'i ei kasuta. Selle tõttu mina tahan, kui ma tahan arvutisse, siis ma klõpsan vot selle kausta nupu peale sirvi. Ja vot nüüd on vaja mul teada, kuhu mina selles arvutis saan salvestada ja kuidas ma selle arvuti üldse kätte saan, eks ole. Et siin on mul ka nüüd terve hulk igasuguseid asju, et näiteks siin allalaaditud failid. Teinekord, kui mul on vaja ainult korraks salvestada, siis ma võin ka allalaaditud failide alla salvestada, aga need kaovad tavaliselt ära, need on nagu üheks korraks. Aga vot kui mind nüüd huvitab see arvutis, kui ma võtan nüüd lahti selle arvuti, siis vot näete, see kohalik ketast C on nüüd see, mis asub ainult selles arvutis. Ja ma pean siis iga kord tulema täpselt selle arvuti taha ja salvestama sinna. Meil koolis on ka nüüd sellised asjad, et meil on olemas ka U-ketas ja K-ketas ja U-ketas on nagu tulnud sõnast user ja see on isiklik ketas. Nii et kui ma nüüd selle lahti võtan, topeltklõpsuga, siis näete, mul on siin juba terve hulk igasuguseid dokumente ja asju. Aga siin on ka olemas dokumendid ja töölaud. Ma võin näiteks panna, nüüd lähengi siia dokumentide alla. Nii, ja panen sellele vihikule nimeks näiteks siin katse 1, 2, 3, nii, ja salvestan ta siia ära. Oma U-kettale dokumentide alla. Ma pean teadma, kuhu ma ta salvestasin. Nii, ja ma võtan nüüd korra selle PaintNeti ka, teeme sellega samamoodi, fail, save as või salvesta nimega. Nii, jällegi otsin üles see arvuti. Nii, näete, nüüd ma näen jälle C-ketas, U-ketas. Nii, ma tahan ikkagi U-kettale minna, lähen U-kette peale. Nii, otsin näiteks üles oma dokumendid ja panen selle näiteks nüüd katse 1, 2, 3, 4. Nii, olemas. Nüüd nad on mul olemas siis, siin see programm ta on natuke rohkem veel. Nüüd on mul olemas siis tegelikult mitte ainult selles arvutis, vaid kõigis kooliarvutites. Nii et kui ma võtan korra selle skeemi veel lahti, siis põhimõtteliselt kooliarvutid on ka nagu pandud ühte sellisesse väiksesse pilve, et ükskõik mis arvuti taha ma istun, ma saan sinna ligi. Nii, ja kui ma nüüd tahaksin selle siis üles laadida, siis lähen näiteks nüüd oma Drive'i ja nüüd ma siis pean teadma, et kuhu ma seal tahan laadida, eks ole. Et kui on näiteks õpetajaga jaganud minuga mingisugust kausta, siis on tavaliselt siin minuga jagatud, siis on seal all, te näete seda kausta või otsite postkastist üles. Või mul on endal näiteks mingisugune kindel kaust, kuhu ma tahan selle panna. Panen näiteks siis, ma ei tea, ma panen praegu kuhugi suvalisse, panen ühte kausta ja nüüd siis kausta kui ma olen kausta lahti teinud, ma olen selle kausta sees, siis ma võtan siit uus ja faili üleslaadimine. Nii, faili üleslaadimine ja nüüd on väga oluline, et ma teaksin, kus see on. Näete, teil tuleb täpselt samasugune aken ette. Mäletate, oli juttu, et võib-olla on mul midagi alla laaditud failide all, kui mul üks kord on vaja, aga minul oli see arvuti, nüüd U-ketas. Nii, ja minul oli dokumentide all.
Nii, ja kui mul on siin nii palju asju, et ma ei leia kohe, siis ma võin ka tegelikult siin klõpsata näiteks muutmiskuupäeva peale, näete, mul on see katse 1, 2, 3 ja võtan nüüd näiteks selle Exceli faili, avan selle siin. See laetakse nüüd mul siis sinna pilve, mis tähendab, et ma saan ka talle kodus ligi ja need, kellega ma olen jaganud. Ja tegelikult üks väike nipp veel. Tegelikult päris palju asju, mida te teete selles programmis, mille nimi on Excel, saate te tegelikult teha ka Google Sheetis, et need on üsna sarnased ja valemid on ka sarnased, nii et kui teil midagi pooleli jäi, siis saab siin ka lõpetada. Nii et tegelikult siis kokkuvõttes tahan ma öelda seda, et mõelge alati, kuhu te midagi salvestate, kas te tahate sellele kodus ligi saada, kas te tahate sellele kooliarvutites ligi saada või te tahate, et see oleks ainult selles ühes arvutis, et sellele tasub mõelda.